Tervist jälle! Oletame, et esimene töökaart on juba loodud ja nüüd on vaja selle tööga edasi minna. Ja meil on olemas selline koht, et igal töökojal on olemas erinevad siis tõstukid. Et garaažis, et kas on tõstuk 1, tõstuk 2, tõstuk 3. Ja nüüd on niimoodi, et tõstukeid saab ümber nimetada. Näiteks tõstuk vasakul. Salvestada ära. Ja näiteks siin alati tuleb peale vajutada ja siis on pliiatsi märk, nimeta ümber, tõstuk otse. Salvestada ära. Ja nüüd on veel üks oluline koht, et on ka selliseid asju nagu vaba ala. Ehk siis alati ei ole tõstukit vaja, vaid on ka garaažis töid, mida saab siis kas teha õues, kui on suvi, või siis garaažis on lihtsalt vaba pind, kus saab siis autoga tööd teha. Ja nüüd alati, kui siin on tõstukid loodud, siis on olemas igal tõstukil oma kalender. Ehk siis selles mõttes, et siin on erinevad kuupäevad, mis jooksevad edasi. Ja siit saab siis kalendris neid kerida edasi-tagasi. Ja siis on kõik vaade, kus on siis konkreetselt tõstuk vasakul pühapäeva kohta või see tänase kuupäeva kohta, tõstuk otse tänase kuupäeva kohta ja tõstuk vaba ala või siis vaba ala plats tänase päeva kohta. Ja nüüd on selline koht, et siin on 1 päev ja 2 päev. Ehk siis 2 päeva annab meile selle võimaluse, et näiteks see töö siin jäi ootele ja see nihkub nüüd järgmisele päevale, siis selle saab nihutada nüüd siit edasi. Ja see on siis täna see koht, kus me nüüd vaatame edasi, et ma panen selle siia tagasi, et kui ma võtan nüüd selle töökaardi lahti, siis järgmine moment on see, et ava detailsem töökaardi vaade. Ja siin on siis selline koht, kus esmalt tuleb selle kliendi, kuna see klient tuli esimest korda, siis tuleb sellele kliendile sõiduk. Kõigepealt esimesena me sisestasime numbri, aga sõidukit kui sellist tema küljes ei ole, on ainult number. Ja näiteks siin saab sisestada marki ja mudelit, mis aastal see valmistatud on. Praegu mul VIN-koodi peas ei ole ja läbisõit on 240 000 midagi. Ja salvestada ära. Ja siit läheb kinni. Ja nüüd on siis olemas selle töökaardi küljes konkreetne klient koos konkreetse autoga. Ja nagu ma ennist ütlesin, siis töökaardil, töölaual, kus on komakohad, siis ta tunneb ära, et need on erinevad tööd. Ehk siis üks töö, nimetus, koma, tühik, uus töö, koma, tühik. Et niimoodi saab hästi kiiresti selle töö eraldi lahtritesse panna. Ja nüüd on järgmine koht on see, et iga rida on siis 2 moodi. Kas on töö või on ta kaup. Kaubaks võib siis olla õlifilter. Ja sellisel juhul ma näitan ära, et kui siin on näiteks piduriklotside vahetus, siin lisame kauba, siis järgmisel hetkel sa võid siit mikrofonist öelda piduriklotsid ja vajutada mikrofon kinni. Me teame, et neid piduriklotse on 4 tükki ja näiteks hind on 20 ja juba arvutab sulle välja, palju selle töö hind kõik kokku on. Ja siin on väga lihtne, kui on töö, siis saab seda tööd näiteks öelda, et õlifiltri vahetus 1,5 tundi, süüteküünalde vahendus näiteks oletame, et läks 0,5 tundi ja piduriklotside vahetus näiteks oleme, et ees ja taga läksid kokku 2 tundi. Ja näed, juba ongi arve kokku tulnud siit. Ja see tuleb siis salvestada. Ja nagu te näete, siis eelnev jutt, mis me töökaardil salvestasime, see on siia salvestatud. Lisaks sellele on meil olemas ka piltide lisamise võimalus.
ja pilte saab siis lisada väga lihtsasti kas arvutist või mobiilist. Ja nüüd ta siis natuke aega renderdab need pildid siia kokku. Ja ongi need pildid ilusti olemas. Neid saab peale vajutada ja vaadata. Ja neid saab ka kliendile e-posti peale saata koos väikese sõnumiga ja ei pea isegi trükkima. Jälle saab mikrofoni teel seda teha. Ja siis saab selle saata ja klient saab need pildid kätte. Ja miks on see vajalik, on sellepärast, et töökodadel on hea teha enne ja pärast pildid ja need kliendile saata. Nii, nüüd kus meil on töökaart valmis tehtud, nüüd tuleb meil koostada arve. Ja selle arve me saame kätte juba sellisel kujul, mis töökaardilt kokku tuli koos selle sama summaga. Aga oletame, et midagi tuli veel juurde, siis alati saab kas lisada töö või siis kauba ja seda saab ka siin vahetada. Ja siis vastavad numbrid tuleb ära täita ja alati salvestada. Praegu meil midagi juures ei ole, ehk siis salvestada. Ja nüüd ta näitab, et on salvestatud. Ja nüüd me tahame vaadata, milline see arve välja näeb. Ja näete, siin on siis kliendi andmed, mis meil kõik ilusti sai külge pantud. Siin on siis need read, mis me tegime. Ja siin on siis meie ettevõtte andmed, mis me sisestasime ennem konto alt. Ja kui on kõik hästi, siis saada e-postile ja sellisel kujul ta siis kliendile teele läheb, tuleb saata ja ongi olemas. Kogu töö on tehtud ja arve kliendile saadetud.